Täna hommikul kutsus Tallinna linn spordihommikule üle linna. Selline nägi välja linnapea Mihhail Kõlvarti võimlemistund Lasnamäe kergejõustikuhallis. Mulle meeldis need venitusharjutused, kuna tavaliselt ma trennis neid ise ei tee. Mulle meeldis need taekwondo harjutused, neid oli päris põnev teha. Ja võiks ka võib-olla mõni päev trenni minna. Olümpiavõitja ja maailmameister Gerd Kanter, kes andis tundi Pirita majandusgümnaasiumis, teadis rääkida, et paljud lapsed jäävad spordist üldse eemale. 10-st 2 last on need, kes tõesti liiguvad piisavalt ja tegelikult ülejäänud nõuavad juba selles mõttes sellist järeleaitamist. Ja kui me räägime veel sellisest vanusest juba nagu 12, siis väga paljud lapsed üldse selles vanuses loobuvad spordist, nii et tegelikult ütleme nii, et probleem on suur, aga ma loodan, et sellised erinevad aktsioonid igal juhul laste liikumist võiksid järele aidata. Õpilased ja ka õpetajad saavad kindlasti sellest väga positiivse emotsiooni ja võib-olla on see mõnele lapsele edaspidiseks selliseks arengutõukeks, et ta leiab, et liikumine ja sportimine on talle vajalik ja et see on väga tore ja mõnus. Järgmine harjutus. Äkki tahaks, et Gert tuleks üldse teile õpetajaks, kehalise kasvatuse õpetajaks? Oleks lahe. See oleks lahe. Aga liigume edasi. Tallinna Kadaka lasteaedade lapsed said aktiivset hommikut veeta koos Lottega. Üks osa lapse igapäevaelust on minu arust selline läbi mängu liikumine ja enda kuidagi selline seda füüsist ja vaimset peab hoidma ja liikumine ja mäng on selleks kõige parem viis. Samuti oli võimalus külastada Priit Pääsmäega Tallinna taliujumiskeskusi. Näiteks Nõmme linnaosa vanem Karmo Kuri ei pidanud paljuks ka ise kerge hommikusuplus teha Nõmme spordikeskuses asuvas Talisupluskeskuses. Spordihommiku traditsiooni algataja linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul soovitakse 8. korda toimuva spordihommikuga pakkuda linlastele võimalust kogenud treenerite juhendamisel avastada ja tuletada meelde hommikuspordi kasulikkust. Väga lõbus oli meil kõik koos. Me olen väga õnnelik, et just Kõlvart oli meie see treener, sest et ta on lõbus. Ma ei ole varem päris elus näinud, ainult telekas ja mulle meeldisid harjutused siis, kui lõime jalaga. See oli nagu päris äge. Mulle väga meeldis see trenniüritus. Spordihommikul osalejad said kingituseks tasuta pääsmed pealinna spordikeskustesse aasta lõpuni. Ka mina koos nendega sain sellist head boosti terveks päevaks ja ma loodan, et ka tegelikult aasta lõpuni, sest energeetika oli suurepärane ja emotsioon oli laes.